Täna hommikul toimus Soomaa rahvuspargi veerel võistu niitmine. Vastavalt reeglitele pidi tosin tänavuse Soomaa vikatimehe tiitli pretendenti niitma poole tunni jooksul võimalikult palju heina. Kuid lisaks jõudlusele ja niidu puhtusele hindas kohtunik ka võistlejate olustiku pärast väljanägemist. Just sedasi algas 2008. aastal eetrisse läinud teleuudis, mis tutvustas esimest vikatiga niitmise võistlust Soomaa vikatimees. Meil tulevad peaaegu päev otsa. Nii et, ja siis tuli meil idee, et kuna Sooma sõprade selts Soomaal on kogunud väga palju ajalugu Sooma kohta, siis et üks idee oli selline heina niitmise päev. Seal vana oksa kõrtsi asemel Soomaa sõprade seltsi eestvedamisel sündinud algatusest sai osaliselt algusega käesolev film. Ning mis veel tähtsam, vikati elukaar, mis viimastel aastakümnetel juba õige madalalt silmapiiri oli riivanud, sai aastateks uut hoogu ja hingamist. Metsa poole peal nii metsalinde ja luha poole peal luhalinde ja just oli siin 2 väike konnakotkast tiirutamas üleval, kes samuti käivad. Toona telekaamera ees intervjuud andnud Soomaa sõbrad ei aimanud, et üks mõnus koosviibimine tegelikult suure tüki meie oma rahva ajalugu ja kombestikku mõni aasta hiljem elule äratab. Ehkki võistluses lõid kaasa vahvalt kõik, kes vähegi vikatit käes mõistsid pidada, siis esikoha pretendentide ringi ühtlane tase andis ka kohtunikule kõvasti tööd. Tase oli suht väga tasavägine, oligi meil see probleem, et kes siis need 3 esimest on. Ja kohtuniku otsuse järgi pälvis aga esimese Soomaa vikatimehe tiitli hoopis ainuke lool toimetanud naisvõistleja. Hüppassaarest pärit taluemandat ärgitas juba lapsena uksest sisse tikkuv võsa vikatit haarama. Ja selle aja lapsed olid lihtsalt võib-olla julgemad ja vanemad lubasid neil rohkem nagu niisuguse terariistu tarvitada. Tule sina siia või ella. Katsui oma karjaga. Ella või ella. Ella või ella. Iga vikati elukaar algab kuumas leegis ja valusate vasarahoopide all. Neid meistreid, kes seda tööd teha oskavad, on tänaseks juba väga väheks jäänud. Saaremaa külasepp August Kuris näitas filmis Rauavägi, kuidas vikatitera toorikut terase vahelekeidu tehnikas valmistada. Tema peab olema nii lamba verekarva mustakas. See on siis paras. Vikat peab ongi tööriist, ta peab olema tööks kõlbulik ja seal on omad tehnoloogiad on. Ja siin on nüüd nagu vikate valmistamise juures on põhiline see, et saada talle selline sitke ja paindumisele elastne tagaosa ja kõva lõikav tera. Ja see toimus siis selline, et nii-öelda vahelkeedu tehnikas toimus selle vikate valmistamine. Pandi 2 pehmest terasest sellist nagu latti kokku või laiem latt painutati, koolutati kokku ja sinna vahele keedeti siis nüüd väga kõva terasriba. Siis võid seda pisemad otsa võid reskeda liivaga. Liivaga reskeda. Liiv sulab ära, võtab tal niisuguse korra ümber. Et see käis puht visuaalselt, mingeid ju seadmeid ei olnud ja kõvadusmõõtmist ei olnud võimalik teha ega midagi. Aga Sepal oli kogemused ja see on aastasadu oli juba valmistatud ja rauda töödeldud. Et 2 terast kokku panna peabki liiv olema, muidu kokku hästi ei hakka. Siin on nüüd näha selle koha peal, on näha see, kus on siis teras lehtosa sisse keedetud. Siin on veel halb keevis selle koha peal olnud ja siin on näha siis jälg, kus on siis tuleb see terasosa on näha, et ette keedetud leht on. Sama on ka teise poole peal jälgita, näed, siit tulevad, näed. Terasriba tuleb ette. Aga ta on tegelikult siia vahele keidetud. Ta on eest väljas see terasriba. Ma vaatan nüüd ka muinasaegset korraks. On niimoodi, et on mõlemile poole kas ette keidetud või on ta peale keidetud selles suhtes, et on
on see terasriba on löödud nagu soon sisse sinna. Rauaaja alguses olid pronks ja raud strateegilise tähtsusega materjalid, mis tõttu valdav osa toona raske töö tulemusena sulatatud metallist relvade ja ehete tootmiseks kulus. Läbi veriste tuleproovide saadi ka kogemusi tööriistade, teiste hulgas ka vikatitera jaoks vajalike omaduste rakendamiseks ja kasutamiseks. Asi aga muutub siis, kui rauaaeg meil puhkeb õitsele ja see on siis nüüd alates 11. sajandist umbes. Kui meil tuleb ka siis talirukkis, tuleb samal ajal tuleb meil kasutusele ja koos sellega siis ka täiuslikumad tööriistad. Muidugi selle kaasnes kohe ka elanikkonna selline väga suur, lausa plahvatuslik juurdekasv, et väikesest rahvakillust sai suur mitmes sõimuses koosev rahvas. Viljandi sepp Tõnis Salong tagus oma esimese vikati valmis 4 tunniga. Tema tööd ülevaatlikult jälgides saame järgnevate minutite jooksul ettekujutuse, mida tuleb ühe üldterasest toorikuga teha, et saada tulemuseks toimiv vikat. Teist korda kogunesid Soomaa vikatimehe tiitli pretendendid Karuskose talu heinamaale, et sedapuhku 6 ülekasvanud kõrrelistele valu anda. Meeleolukas ettevõtmine leidis toona kajastamist ka teleajakirjas Lõunalaius. Keegi siin, keegi sääl, tihnikus üksindust lõika, kuni heinane hääl meid viimaseks paariks hõika. Kohtuniku ülesandeid täitis sedapuhku kogenud vikatimees Aarend Linnas, kelle hinnangul tuleks võistlejatel veel oma niidutehnikaga pisut tööd teha. Niidetakse kätega ainult, nagu püütakse niita, aga kehaga. Niita tuleb ka jalgadega hakkab niit. Ja rütm, niidurütm on tähtis, et sa paraja rütmi valid, et sa õhtuni niita ikka jõua. Kes seni arvas, et heinakaarelt kohati paranoilisegi maiguga linnalegendid eemale jäävad, pidi paraku vastupidises veenduma. Viljandi maavanema kohusetäitjal Tõnis Kortsul oli sedapuhku kaaslastele üks vägagi õpetlik lugu jutustada. Vahel on niimoodi, et ööl enne võistlust, kui sa sügavasti magad, tuled naabrimees ja keerab nurga 2 ühikut ära, aga kui sul on salavõtmed, see on nagu autol, on see 5. mutter on sellega, siis kuuled küll, et nagistab, aga ei saa midagi teha. Vihjeid, mil viisil vikatitera ka salamutri abita korralikult löe külge kinnitada,
saab täna nii muuseumitest kui oskajatelt ja vikatimeestelt. Eesti aladel tunti 2 tüüpi vikatilütt. Üks oli selline tahutud 2 käepidemega vikatilüsi, mis oli laialt kasutuses üle Eesti. Teine vikatitüüp oli niinimetatud vene vikat, kus oli ümber löö põimitud oksast käepide, mida sai siis niitja järgi reguleerida, kas üles või allapoole. Lüsi pidi olema vastupidav ja kerge, seetõttu valmistati teda kuusepuidust või haavapuidust. Üldiselt peab ütlema seda, et vanad vikatid olid 2 käepidemega ja see 2 käepidemega vars, mida nimetati siis löeks või lüsiks, püsis kuni 20. sajandini saartel ja Lääne-Eestis. Aga siin meie kogude põhjal võib öelda seda, et seda 2 käepidemega vart on kasutatud ka veel näiteks Viljandimaalgi 20. sajandi alguses. Kolgajaanist pärit vikat, millel on ümmargune ja sirge vars, aga juba niisugune uuenduslik käepide, mis on painutatud ja mille kohta mõnel pool öeldakse ka, et see on painard. Millise nurga all vikatitera löö külge kinnitada ja kui pikka varrepuud metsast otsima minna, sõltub niitja pikkusest. Neid asjaolusid arvestamata võib mõnusast nurmenirgist, paremal juhul rahvakeeli öelduna üks ussi tapmise riist saada. Soomaa mees Heino Susi näitas kenasti kätte, kuidas töö käib ja milliseid vigu vältida tasub. See kaldenurk peab olema ka nüüd enam-vähem täpne. Kui tema on liiga kaldus, siis see vikat jääb liiga otse ja ta ei niida. Tema peab olema natukene, kui niitmisaeg kaldu ülespoole see tera. Siis ta on pool viltu on niimoodi, mina panen 2 sõrme jagu kaldu ja siis ta niipidi kaldu ja niipidi siis ta pool viltu kõige paremini. Paneme nüüd selle otsa siia. Sellega muidu klambritega, mis praegu poes on küllaltki lihtne panna. Peaasi, et need kaldenurgad on õiged. Ja neid saab pärast proovida ka vastu seina või vastu puud. Need vanad vikatid on küllaltki häid vikatid veel, niidavad väga hästi. Vaata see nurk, nüüd ma pean vaatama kusagil, enne kui ma kinni panen, saab keerata. Niimoodi teda vaadatakse, tehtakse siia selle kannaga märk. Nüüd tal on kaldenurk on õige. Siit 3-4 sentimeetrit. Kinnitust, et vanad Soomaa niitjad vahendid oma vikatitera kinnitamiseks lausa võsaveerest oskasid üles leida, leidub ka Eesti Rahva Muuseumis säilitatavate tööriistade hulgast. Siin meil on üks Kõpu kihelkonnast pärit vikat. Ja selle vikati puhul on tegelikult huvitav ka see vikati varrekülge kinnitamise moodus, mida on siis tehtud vitsaga. Ja ilmselt see vitsaga kinnitamise moodus on olnud ka niisugune varajasem ja käepärasem ja tavalisem. Selle vikati kinnitamiseks on kasutatud toru, nii nagu seda 20. sajandil väga sageli tehti ja löödud ta varrekülge kinni kiiluga. Vikati löö külge kinnitatav painard on asjake, mille valmistamine ja paigaldamine on jõukohane algajalegi niitjale. Ta võib olla toomingas, muidu mina olen paju kasutanud ja siit tuleb see südamik alati välja võtta seest. Õhukseks see, muidu ta läheb katki. Vana Eilanpalli nöör, see on tugev nöör. Seome ühe otsa kinni siia. Jääb natukene väikse otsa, teise jätan pikem, et me teise otsa saame ka pärast siduda. Natukene niimoodi, natukene lüüa siit, et ta ilusti, et see vastu läheb ilusti siit. Kui ta hakkas lõdvaks läks, pandi kase toht vahele
Eesti Rahva Muuseumis säilitatavad vikatid annavad tunnistust selle kohta, kui hästi meie esivanemad looduse pakutavat on kasutada osanud. Omaette kunstiteosed on muidugi nikerdustega kaunistatud käepidemed. Mõni on siia lõiganud nagu ornamentiga sisse, mõni on pidanud eriliselt tähtsaks ergonoomikat, et voolinud välja niisuguse väga käepärase käepideme. Mõni on kasutanud loodusvormi. Ta on metsast leidnud mingisuguse niisuguse puutüki, mida on väga hea ja otstarbekas olnud kasutada vikati käepideme tegemiseks. Kui on vikat müüriks läinud, kui on vikat müüriks läinud, mööda kiiva kända käinud mööda. Kända käinud müügerikku maada mööda, müügerikku maada mööda, koonarikku kohti mööda, koonarikku mööda. Uue või nürinenud vikati pinnimine ehk külvkarastus nõuab juba suuremaid oskuseid ja vajalikke tööriistugi. Samas on pinnimine vikatitera seisukohast säästlikum kui lõikamine. Selle jaoks jepale ei mindud. Enamasti oli omas kuuri all või kusagil kodus oli vikati pinn olemas ja siis enne heina peale minekut oli käidi vikatid üle ja pinniti see tera õhukeseks. Ja nüüd oli võimalik, kui ta õhukeseks pinnitud ära, siis ta oli luisatav juba. Ja siin on ka näha, et on see pinnimise jäljed on näha, et eri kohtades on siis ta eri moodi luiskamise kulunud. Osa on siis kõrgemad nukid tulevad siit välja. Eesti Põllumajandusmuuseumis näitas vikati pinnimist mehaanik-restauraator Väino Kajak. Lõikamine kulutab vikati tera pinnimisest jõudsamini, kuid vajalike töövahendite puudumisel aitas see tehnika sammuti nürinema kippuvat vikatit taas töökorda seada. Kodus tehti nii, kui seda siis maja sein ligidal oli. Aga Heinamaal käis ta nii. Vikat pandi need nii maha. Jalg siia peale ja see suheti siit. See pandi vastu põlve see ots. Siis ei lähe eest ära. Kuid enne seda pidi vikat kindlasti pinnitud olema. Ja siit alt otsa lükati siis allapoole. Toimiva vikatipussi saab aga kerge vaevaga valmistada näiteks kolmekandilisest viilist. Kõige käepärasem vikati teritus käis luisates. Ja luiskamine käib nii, et võtad siia päkka, otsa pead lüüma, et ta ei libiseks. See võib kätte vikat libiseda, kui see ots peab kindlasti maas olema. Ja siis päkka paned siia peale ja hakkad tõmbama niimoodi. Vikatist eemale. Sõrmedega lähed edasi kogu aeg nii. Ja nüüd katsud siit pähe see õnnalt sõrmega. Mina teritan nii, kui siit võtta, siis ta taob selle tera 2 korra siit alt ülesse. Tuleb niimoodi, et see luisk on vastu seda selga. Niimoodi. Siis ta ei löö seda tera ära. Sarnaselt vikatitega on ka luiskude ajalugu päris põnev ja kirju. Vanemad luisud olid sellised puust, mis olid kaetud hästi peene liivaga. Luisu materjaliks oli tavaliselt kas tamm, saar, vaher või siis kadakas. Selleks, et liiv luisupinnale paremini külge jääks, tuli luisku siis niisutada. Niitmise ajal veeti luisku enda järel nööri otsas kasteses heinas. Ja siis niitjal oli kasetohus torbikus liiv kaasas, kuhu ta seda luisku aeg-ajalt sisse kastis. Teiseks võimaluseks oli veel kasutada nakkaainet, et liiv paremini luisupinnale nakkuks. Nakkaineks võis olla puuvaik, võis olla mesilasvaha, isegi rasv. Segati sinna liiva sisse ja siis kasteti seda luisku nii mitmeid kordi, kuni ta oli saavutanud niisuguse paraja paksuse. Ja sellised puust luisud olid kasutusel veel 19. sajandil väga laialdaselt. Olid ka laperguse kujuga kiviluisud. Luisku kanti endaga kaasas luisutaskus, mis oli valmistatud paksust riidest või siis nahast kotikeses. Ja selline tavaline vabrikuluist tuli siis kasutusele
19. sajandi teisel poolel. Kuidas aga tuliteravaks ihutud vikatiga ohutult ringi liikuda? Vikatitoosid või karbid on tänapäevaste vikatimeeste töövahendite loetelust paraku kadunud. Eesti Rahva Muuseumi kogudes on säilinud mõned näited, mida arvatavasti paigast teise rändavad sulased võisid kasutada. Aga täiesti tore abinõu on siin Mustjala kihelkonnast, mis on muuseumisse kogutud kuskil 20. sajandi teisel kümnendil ja see on tehtud tohust. Ja võib arvata, et see oli üks väga kerge ja samas väga käepärane ja väga tore vikati tera kaitsmise abivahend. Põhjamaiselt askeetlikele vikatikarpidele sekundeerivad aga priiskavalt kaunistatud Viini koduloomuuseumis eksponeeritud lohepealised kaunisasjad. Kuid Soomaa vikatimehed ja naised jätkavad oma võistlust juba Tipu külas Kaabaka sauna juures laiuval Heinamaal. Tänavuse Soomaa vikatimehe tiitli sai esmakordselt võistlema tulnud Suure-Jaani mees Madis Mutso. Trimmerite võidukäigule vaatamata usub tänavune vikatimees, et kaasaegne niidutehnika seda inimkonna ühte vanimat tööriista niipea veel välja ei vaheta. Kaduma ta kohe kindlasti määratud ei ole, sest teatud kohti ei ole võimalik masinaga niita. Ja no, kes sellest tööst nagu mõnu tunneb, see ei hakka sellist tööd trimmeriga iial tegema. Siin osalevad need, kes on mingil moel nagu vikati heinanitamisega kokku puutunud. Suviti vanaisa vanaema juures heinatöödel osaleda. Selline kultuuritraditsioon elab nagu eestlastes edasi ja selline teise kodu olemasolu maal. Seal on ikkagi vikat selline ausis asi. Kui me lähme niite maie vikatiga vihtu meie Tiga vihtu meie rohtu maha, ropsi maie rohtu maha. Maie panen pihta pihlakale, panen pihta pihlakale, kaasel soo kaadakalle, kaasel kaadakalle, kui on vikat nüüri. No seda pulka saad nüüd nihutada siin vikati lüe peal, kutatav siin peal. Nii kuidas heinamaa on ja siis pannakse. Ja nüüd niitmine algab nii, et jalad on see enam-vähem õlgade laiuselt, vähe kummardad ettepoole ka ja algab nii, et liigud nagu jalgadest ka siia paremale. Ja nüüd võtad jalgadega, esimesena hakkad vikat liikuma jalgadega ja siis hakkad kätega viid edasi ja võid siia lõppu. Ja niimoodi nii. Siis astud jälle väikse sammu edasi ja nii edasi kogu. Näed. Aga sedasi üles tõsta, paljud teevad selle via, et on vikati nina sedasi maha, niidavad see juhti või siis on sedasi jälle ja vikat peab paralleelne maaga olema kogu aeg. Ja sedasi. Ja see liikumine peab ühtlane olema, et ta peab alguses kohe saama selle kiiruse lõpuni. Aga ei tohi vehkida ega jõudu kaotada, peab siuke paras tempo olema. Ja õõtsud jalgadest kaasa näe, puusadest. Siis saad laia kaare ja jälle väga tugevalt ei tohi pius, sedasi ei ole vaja hoida, vaid sõrmedega näe hoiad. Vikatiga töötab terve keha, kõik küljelihased, kõik jalad ja kõik töötavad ja ta on ikka märgatavalt koormust annab rohkem kui trimmer. No ega trimmer ka annab ka koormust, kui sa palju teed ja teed pikka heina, ikka annab koormust. Aga no, mürin ja kolin, mis seal juures on, see on teine hoopis kui vikatiga niites. Samuti soovitab elupõline kehalise kasvatuse õpetaja Sulev Viies kevadel heinakaarele tulnud niitjal oma tööd rahulikumas tempos alustada. No vikatiga on niimoodi, et alguses kui alustad kevadel, siis on kõik kondid ja kõik kohad on valusad, aga teisel-kolmandal päeval on see juba tavaline, läheb pehmeks ja kui ei alusta hästi ägedat ja kiirelt vikatiga niitmist, siis ei löö ka nagu seda hinge kinni. Kõike tuleb alustada möödukalt, pikka mööda ja siis, kui lihas läheb soojaks, siis võid ühtlases tempos kaua töötada. Kuid lisaks väsimusele võivad palaval suvepäeval ka verejanulised parmud ja sääsed niitja elu päris põrgulikuks muuta. Jah, ja oodati just, et see vara hommikune niitmine, kui need parmusid ei olnud ja peale lõune uuesti, siis ega seal midagi olnud ühe käega niitsid, siis ühe käega vahepeal lõid jälle õlavalt parmud maha ja raputasid, väristasid selga, ega seal midagi teha ei olnud. Sellega pidi leppima. Vanasti oli valge pleegitud riie, linnaline riie,
kui ütelda, kui ka praegu minna murakaid korjama suvel ja panna valge kittel selga, siis sinna peale parmut ei tule. No riietus oli ikka selline linane ja võrdlemisi ikka hele ja mis andis hingata, ega sellist nailonit ja sellist maal ei armastatud, sest ma tean, väga paljud olid oma kangast teljed ja tehti linas, sest riidest särgid selga tegelikult see on, mis on tänapäeval luksus. Sellel ajal oli nagu tavaline. Kuid ründavate putukate eest pakkus linane riie kaitset vaid kuivana. Seepärast oli mõistlikum heinakaarel piinav joogijanu lihtsalt alla suruda. Ma võin päev otsa rabas ära olla, mul joogijanu, ma olen ta maha surunud, ei tule. Aga nii kui sa suutee võtad, siis sa hakkad higistama ja siis sul on kõik kallal. Kui sa ikkagi higistad järjest rohkem jood, siis asi läheb käest kontrolli alt ära. Aga tuleb endale aru anda, et kui vett mitte juua, joo siis, kui töö on tehtud. Ja siis võid nagu lehm juua, aga las see higi siis jookseb. Vikatiga niitmist õpiti juba varajasest peast. Lastele näiteks ohutuse mõttes antis kätte selline vikat, mis oli kas murdunud või siis juba hästi õhukeseks kulunud. Nemad said siis harjutada sellise vikatiga. Pea nädalaks kodust kilomeetrite taha heinamaale tulnud teolise päevakava oli veel eelmise sajandi alguskümnenditel toimekas. Meenutab Aarend linnas, kes ise juba 12-aastase poisikesena isa kõrval vikatiga heina hakkas niitma. Algul hakkas niit kõigepealt hommiku vara kella 4 aeg, ütleme, läksid. Niideti keskhommikuni, 8-9-ni. Siis oli keskhommiku söömine. No siis vaadati, kui juba sedasi niideti veel seal paar tundi, aga nii kui kuivaks sein sai looks, siis loogu pöörama. Ja loogu võtma. Kui päike väljas, siis kuiva ajaga võeti loog. Ja siis, kui loog oli võetud, või päikse aeg kasutati loovõtuks. Ja õhtu oli jälle, kas siis tehti kuhja, veeti saud kokku, tõsteti kuhja õhtuvidevikus kuni videvikuni, või siis hakati niitma jälle õhtuvidevikus. Ja tavaliselt 3 söögivahet ja 4 isegi tehti sedasi. Keskhommik söödi, siis söödi lõuna ja õhtuoode ja veel õhtuni siis käis. Pärast väsitavat tööpäeva algas Soomaa luhtadel aga vilgas ööelu. Nad õhtu käisid üksteisel külas ja laulsid ja kõik see oli omaette romantiline siuke. Tuled põlesid igal enaonni ees ja käidi üksteisel külas vaatamas ja õhtul püüti kala jälle, unad panti sisse ja ega seal magamisaega oli võrdlemisi vähe. Mõte, et lapsena oleks võinud ju raske heinateo asemel hoopis puhata ja mängida, tundub veel tänagi põlisele Soomaa talumehele päris naljakana. Ei, mis sellel polnud midagi. Sa tohtsid isale vastu hakata. Pandi tööle kohe, nii kui kandma hakkas. Sajandeid kestnud visatöö ja 5 aastaaega ongi Soomaa luhtade tänase ilme kujundanud. Koos inimtegevuse ja vikati kasutusele võtmisega need olidki need eeldused, mis luhaheinamad siis siia Soomaale tõid. Et kui esimesed inimesed siia Soomaale tulid, siis nad hakkasid siin metsa raadama, loomi kasvatama ja tõrjudes metsa järjest jõgedest kaugemale, rajasid nad need suured lagedad luhaheinamaad. Vaevalise töö tasus iga-aastaste üleujutuste poolt väetatud luhaheinamaadel kasvav toitainete rikas taimestik. Kui inimesed luhaheinamaad rajasid, siis olid luhaheinamaad väga viljakad ja suure produktiivsusega ja siin oli hea karja kasvatada ja heinad ja Soomaa muidugi eripäraks on see, et tihti võis selle heina tegemisega sattuda üleujutusajale, et siis oli paras sekeldamine ja nii mõneski talus öeldi, et 2 aasta hein peab igaks juhuks ees olema. Kuna kunstväetisi kasutades saab kultuur heinamaadel loomasööta oluliselt kergemini toota, jäävadki tänapäeval paljud Soomaa luhad niitmata. Selline areng ohustab aga Soomaa rahvuspargi tähtsuselt 3. kaitstava looduskompleksi liigirikaste luhaheinamaade tulevikku. Nagu siit praegult luhaheinamaalt näha on, luhal iseloomulik see, et ta on väga vaheldusrikas ja luhaheinamaa hein sõltub suuresti üleujutusest ja veerežiimist, et kus on kuivemad põndakud, seal on rohkem kõrrelisi, nagu siin kohas praegult.
ja siin kuivemas osas. Kõrrelised ja siin kõrreliste vahel kasvavad liblikõielised taimed muudavad selle rohustu hästi toitainete rikkaks ja loomadele heaks söödaks. Samas jälle, kus luhas on madalam osa, sinna tulevad sisse tarnad. Tarnad ei meeldi loomadele eriti ja sügise poole pole tarnastes ka mingisuguseid toitaineid, nii et suhteliselt kehva söödapoolne osa, nii et see luhaheinamad on väga vaheldusrikkad. Kohati on hea söödaväärtusega taimed, kohati kehva söödaväärtusega taimed ja nii ta on, et sõltub suuresti ka niiskusrežiimist, et mõni aasta on tarnasid rohkem, teine aasta on tarnasid vähem, rohkem kõrrelisi. Ja siin on näha ka kollast tulikat, et tulikas saab võimust siis, kui luhtesid karjatatakse. Enamasti see kibe tulikas käib koos karjatamisega ja siis muidugi luhtade peal kasvab angervaks. Tüüpiline selline märgade alade taim. Algselt on ta kasvanud lodu- ja lammimetsades. Luhtade tekkimise aeg kolis ta siia lammi peale ja ega angervaks ka just eriti kõrge söödaväärtusega pole. Ja kui nüüd luhtesid niita ja jätta hein siia maha, siis see nagu väetab luhtesid lämmastikuga ja siis saab jälle võimust angervaks, mis muudab jälle selle luhaheina mitte just kõige paremaks. Nii et luha majandamise puhul on kõige mõistlikum teda niita ja hein ära koristada ja pärast nädala peal natuke karjatada. Et siis nagu säilib see luhaheinastik kõige paremini, on kõige liigirikkam ja on ka loomasöödaks kõige parem. Aga muidugi vanal ajal saadu pandud hein ja see kõik seda loom sõi mõnuga, aga nüüd see masinate tehtud heina seda ikkagi loomad. Kui neil oleks seda vana heina võtta, siis ta seda ei võtaks suhu ka. Ega see kore hein, see tehtud, sellega on kõige parem sööt ikka loomale, neid pressitud ja kõik lehed lähevad küljest ära ju. Aga siuke, mis on saadu tehtud ja kuhja, seal seisavad kõik need. Et kaitsta Soomaa luhtadel kasvavaid haruldasi taimi ja nende varjus pesitsevaid linnuliike, lubab sealne kaitsekorralduse eeskiri heinatöödega alles juuli alguspäevil pihta hakata. Ja siin meil ongi üks kaitsealune taimeliik, see on Iris sibirica ehk Siberi võhumõõk, rahvakeeliga sinine iiris. Et tema siis kasvab Eestis suhtelistes vähestes kohtades. Peale Soomaa on veel suuremad kasvualad Emajõe Suursoo. Et ta on siis ilus helesinise iirise õiega ja armastab kasvada sellistes märgades luhtades. Peale iirise kasvab Soomaa luhtade peal veel ahtalist hängelheina ja looduslikku gladiooli, aga looduslik gladiool veel ei õitse, tema hakkab õitsema jaanipäeva paiku. Et märgadel luhtadel kasvab siis selline kõrreline, mida nimetatakse lõhneinaks. Et ta on siis tugeva kumariini lõhnaga, samasuguse lõhnaga nagu maarjahein ja tema annab siis selle luha ja heinale siukse spetsiifilise hea heinalõhna. Vanasti korjati seda lõhneina ja pandi siis pesu vahele või isegi piiritu sisse pandi, et ta seal tõmbaks ja annaks selle piiritusel niisuguse omapärase lõhna. 4. Soomaa vikatimehe võistlusel oli osalejaid rohkesti ning esmakordselt leidis toona tee heinakaarele ka üks Viljandimaa vallavanematest, mis meelitas aga vabal päeval võistlustulle mõõduvõtmise teisena lõpetanud Pärsti vallavanema. Sõpradega kokku saada, esiteks, just natuke head teha, keskkonnasõbralikult, kuidas öeldakse, elusäästvalt niita heina ja lihtsalt olla koos, nautida vanu traditsioonilisi eestlaste elukombeid. Sadade maailma rahvaste kultuuri ja kombestikku mõjutanud vikat on täna aga kaasaegsetele aia- ja põllutöömasinatele lootusetult jalgu jäämas. Sellele vaatamata soovitavad optimistlikud Soomaa vikatimehed, kas või igaks juhuks selle väärika ajalooga tööriista käsitsemine siiski selgeks õppida. Vikat on üks odavamaid tööriistu.
sellepärast, et kui sa just vikati vart kohe katki ei murra, siis on niimoodi, et ta ikkagi ei vaja ei kütet, ei midagi, ainult hoolt ja tähelepanu natukene ja oskused tulevad tööga ja saad omale ümbruse ikkagi puhtaks, aga kui sa omale ümbrust puhtaks ei tee, siis sa oled putukatega väga kimpus, sellepärast, et see ümbruse puhtaks tegemine on juba teisest küljest ka, et kui sa jätad kõik niitmata ja oled seal nagu tunnet, et sa oled ürgses looduses, siis kui kevadel keegi paneb selle kulu põlema ja kulu on täpselt sul maja seina vastu välja, siis seda maja ei pruugi enam olla, et ka oma ümbruse korras hoiuks on lihtsalt töö tegemine hädavajalik. No ei tea, siin looduses ja eks teda on igas majapidamises vaja ikka natuke. Põõsast alt ega selle muruniidikuga ka kõik ei saa. Aga kraavikaldad ja niisugused asjad ja kui seda loodust hooldada ja selle jaoks on vikati ikka vajalik. No ja väga paljudel tegelikult ma tean, kes tahavad nüüd küsivad, kus saaks vikatit osta ja kuidas saaks vikatit keritada ja kuidas saaks vikatit lõigata. Tähendab, see on ikkagi niimoodi, et käib kõik sedasi laineharjalt alla, üles alla, et küllap ta mingil moel tuleb tagasi see vikatiga niitmine, sest lärmi on vähem, sa kuuled loodushääli, trimmeriga trimmerdades on sul üks mürin kogu aeg kõrvades ja seal või ka oht, et lendab sul mingi kivikene silma, aga vaikselt, kui sa vikatiga niidad, siis märkad hoopis rohkem kui trimmerdades vaevalt, et sa midagi märkad. Ja kui vikati elukaar kunagi tööriistana päris täis oli saanud, võis temast soovi korral päris mõnusaid uisuraudu valmistada. Katkestab pürstik risti, naerume loitsu eest, soo poole põgeneb